teeme TikTok'i! Oled sattunud vaatama Elisabethi kanalit ning tänases videos kontrollivad mu sõbrad minu päeva. See võib minna väga lappama, sellepärast et ma olen andnud oma 6 sõbrale täiesti vabad käed ja nad võivad mind panna tegema ükskõik, mida nad tahavad. Asi on väga lihtne, ma palusin neil välja mõelda mulle ülesande ja kohe, kui ma selle ülesande teada saan, teen ma selle ära ja siis ma saan juba liikuda järgmise ülesande juurde. Aga ilma pikema jututa alustame esimese ülesandega. Nii, okei, ma kardan, ma nii kardan. Oh my god. Plaanide muutus ühesõnaga. Esimene sõbranna kirjutab, et saadan siis esimese ülesande. Tee omale 2016 aasta glam make ja ole sellega terve päev. Ta saatis mulle inspiratsioonipildi ja ütles, värvid ma saan ise valida. Ühesõnaga, see make, mis ma endale terveks päevaks olin juba teinud, läheb nüüd natukene ümber tegemisele. Oleme jõudnud siis minu meigi laua juurde. Ta jäi isegi hommikust juba natukene sassi, sellepärast, et minu päevameik on tegelikult juba tehtud ja see annab meile suure eelise, sellepärast, et seda glam make'i siia peale teha on nüüd juba palju kergem. Kuna 2016 oli pigem nagu selline tugeva silmameigi aeg, siis ma arvan, et ma kasutan sellist mattide, tumedamate laovärvide paletti ja teen siia ruttu kokku midagi põnevat. Sellel ajal oli hästi palju ka sädelust siinpool. Ma teen siit natuke heledamaks ja siis siia panen tumedust juurde ja siis vaatame, äkki teeme selle lineri ka kuidagi dramaatilisemaks. Saan update ida, ma olen teinud selle alumise silmajoone juba enam-vähem ära, siuke glam juba, et ma üritan nüüd selle ülemisega ka järgi jõuda ja siis ma võin öelda, et me oleme varsti valmis. Oleme jõudnud juba sinnamaale, kus võiks panna sädelust, sellepärast et ma tunnen, et silmalaovärvidega on juba enam-vähem kõik. Siis mõtlesin kasutada siit seda enam-vähem kuldset. Loodetavasti see annab seda vaibi. Nii paneme veits seda siia alla ka. Olen terveks päevaks glammed up. Ja et teile ikkagi tõestada, et ma ei tee niisama üle aisa, siis ma mõtlesin, et vaadake, ma tegin endale triibukontuuri ja täpikese blushi, et ikkagi näeks, et ma hakkan nüüd siin väga tugevalt seda asja blendima. Blendib väga hästi. Selline oli. Aga no, me jõuame sinna, ühesõnaga, me saame hakkama sellega. Aga võite nii kaua öelda kommentaarides, et kas see silmameik on enam-vähem see, mis on 2016 aasta oma. Minu arust on, siin on sädelust, siin ei ole cut crease'i, aga siin on draamat. Väga võime highlighterit ka panna. Igapäevaselt ma kasutan highlighterit silma nurgas ja vahepeal panen ka siis siia, aga sellel määral, mis ma kavatsen praegu panna, ma ei ole juba ammu teinud. Oleme selle poolega ka enam valmis. Paneme siia ka, kuigi tollel ajal ei pandud nina otse küll ühtegi blushi. Niisiis, kohe leian üles ka enda highlighteri. Ühesõnaga, see ei ole isegi õige asi, millega sihukest highlighterit panna, aga mul hetkel ei ole seda väiksemat võtta kuskilt. Highlighter on pandud, ma ei tea, kas seda on näha, see on sihuke nagu natuke kuldne kollakas, isegi väga ei lähe minu praeguse nahatooniga kokku, aga mis teha. Ja hetkel ma otsin pruuni huulepulka, sest tollel ajal pigem kasutati sellist matti ja pruunikat. Ilmselgelt mul ju ei ole praegu matti ega pruunikat, aga midagi me ilmselt siit välja saame voolida küll. Paneme siis natuke bronzerit ja let's call it a day. Panin nüüd mina siis omale bronzerit peale. Natukene imelik on huulte peal küll. Visuaalselt vist annab mingit NYXi soft matte lip cream'i vibe'i küll. Aga liigume siis edasi järgmise ülesande juurde. Nüüd oleme jõudnud sinnamaale, kus on aeg avada minu isa saadetud ülesanne ja ma näen, et on selle saatnud videona, see on küll päris pikk, aga vaatame, kui õudne see ülesanne on. Nii et... Tšau, kallik. Hiljuti vaatasin ühte videot ja mõtlesin, et sain jälle nagu seda väikest entusiasmi ja mõtlesin, et tahan, et sa prooviksid ka seda teha. Ma näitan sulle, mida moodi mina seda teen. Ehk siis ma olen paljajalu praegu. Okei, crazy. Aga ideaalne oleks näiteks, ütleme, kuskil üle 20 sammu teha lume peal. Aga nüüd lähen tuppa. Pakka. Nagu ma aru sain oma isa jutust, siis ma lähen käin nüüd paljajalu kuskil 20 sammu õues. Oleme jõudnud siis õue ja jalas on mul dressipüksid, et ma siis saaksin nad veits kergitada ja see on minu plats, kus me seda teeme. Ütlen ausalt, ma teen seda kõike teie nimel, nii et kui te olete jõudnud teise ülesande juurde, mis on alles video algus, siis võite juba panna subscribe ja like, aga ma tuletan teile seda veel meelde. Kui mõni selline õudne ülesanne peaks veel ette sattuma.
17, 18, 19, 20, appi, appi, kui õudne. Lähme ruttu tuppa. Päris õudne, kuule. Oh no. Ma olen toas tagasi ja olen valmis kuulama minu ema saadetud ülesannet mulle. Mina sinu sõbrana tean täpselt, et sa pole kunagi uisutamas käinud ja teen sulle sellise väljakutse. Palun, tule siia liuväljale ja siit saab laenutada uisku ja isegi raami, mille toel... Raami on mulle vaja. Kas mu ema läks ka raamiga uisutama? See oleks nii naljakas, sest mina arust ei oska. Koht asub sulle juba väga tuttavas kohas. Vabaduse väljaku juures. Me oleme siit mööda jalutanud. Ma pean just nimelt Vabaduse väljaku juurde minema. Siin on sulle ikkekaardid, et sa saaksid kõik endale vajalikku siit laenutada. Mikki! Siin on käega. Saad laenutada omale uisud. Saad omale abiks võtta raami. Siin on piisavalt selle kinkekaardiga sulle ka raha. Oh my god! Guys, kas te saite just aru, et ma rääkisin eile oma emaga? Issand jumal, et nii loodan, et ma ei saa mingi uisutamist, sellepärast, et ma kukun oma reied ja kõik katki. Sest viimati, kui ma käisin uisutamas, juhtus täpselt see asi. Ja vaadake, mis ta mulle tegi. Ta kuulas seda ja salakavalalt naeris oma peas. Ja pull-upis sellega. Kaameramehele andis selle ja mina ei teadnud sellest mitte midagi. Aga I guess paneme riidesse ja lähme siis vabakale uisutama. Oleme siis teel Vabaduse väljaku uisuplatsile ja minu emotsioonid on ainult sellised, et ma tegelikult ka ei oska ei suusatada, ei uisutada, kelgutada ikka oskan, aga ma ei ole eriline talispordi harrastaja, nii et arvestage seda, et ma kukun väga palju. Ma natuke kardan, aga samas ma pole uisutanud mingi 5 aastat. Äkki ma olen natuke paremaks saanud. Who knows? Oi. Oota. Mul on äärt. Nüüd ma olen siin uisurajal ja ma olen täiesti nagu probleem. Mul on probleem. Sellepärast, et ma ei oska uisutada ja mul on tunne, et see on mu ainuke abivägi, millega ma üldse siin liikuda saan. Aga mul on see ka ja ma ei oska sellega ka liikuda. Ai jumal, aitäh emme, et sa paned nüüd tegema asja. Tuul! Ja nüüd vaadake, kuidas ma sõita oskan. Kui! Appi! Teie jaoks ma proovin ilma raamita. Me oleme nüüd jõudnud siia kohvikusse. Ma võtsin endale glögi ja mõtlesin, et räägin natukene oma muljetest enne seda, kui liikun 4. ülesande juurde. Ma arvan, et see ei olnud tegelikult nii hull, kui ma arvasin. 5 aastat tagasi, kui ma umbes käisin uisutamas, siis ma kukkusin väga palju ennast katki ja mul ei olnud, ma lõpuks ei saanudki aru, kuidas ma peaksin edasi liikuma. Aga täna mul isegi natukene tuli välja ja kui mul oleks huvi selle vastu, siis võib-olla ma õpiks selle isegi ära. Kas ma teen seda või ei tee seda otseselt, ma ei tunne, et ma jään millestki ilma. Samas oli tore seda üle pika aja teha. Aga vaatame siis, mis on minu järgmine ülesanne. Vali endale meelepärane kohvi, mingi söögikoht ja küsi neilt, et sa võtaksid selle sama tellimuse, mis võttis eelnev inimene sinust. Nüüd on ainult see küsimus, et nüüd, kus ma selle glögi siin ära jooma, siis minu arust on väga hea asi, mida edasi teha. Lähme leiame mingi hea kohviku. Tegelikult ma mõtlen, et võib-olla ma küsiksin oma sõbranna käest ise, et mis kohvikut ta soovitab. Ta soovitas mulle minna Röst Bakerisse. Eeldan, et tuleb väga palju kohvi joomist ja saiasöömist. Oleme jõudnud Rösti ja varsti ma lähen siis järjekorda ja vaatame, mida head ma siis süüa saan. Tere! Ma just kuulsin, et siin just telliti kaneelisaia, jah? Aga kas saaksin midagi mahukamat, mida on näiteks mingi eelmine klient tellinud proovimiseks? Mis mõttes? No midagi sellist, mida keegi on juba tellinud. Üks kaneelisai ja üks kardemonisai. Just on siis sellest kaneelisaiast. Kena. Ja mis siis klienditeenindale kõige rohkem meeldis, oli siis see kardemonimaa. Näeb väga hea välja. Mulle meeldib see rohkem isegi. Me oleme nüüd oma söömistega lõpetanud. Väga meeldiv oli. Nüüd ma avan järgmise ülesande. Vali suvaline inimene tänavalt ja mine temaga rääkima, nagu vana tuttavaga. Guys,
praegu on -7. õues tuiskab ja ma pean leidma inimese, kellega rääkida nagu vana tuttavaga. Kas me lähme Tammsaare parki või me lähme kuskile soojemasse kohta ja sealt siis Elisabeth lähebki oma uute sõprade juurde. Tšau! Ma tunnen sind. Minu arust küll, ei või? Ma ei tea. Mis su nimi on? Claudia. Noh, oledki Claudia, ma tean sind. Kas me mitte ühes koolis ei käinud või? Või tähendab, oota, käime? Ei, ma ei ole vist. Ma arvan, ma ei ole lihtsalt nagu tähele koolis. Aga mis teed? Ma olen niisama, mu tädi läks poodi ja siis ma niisin jäätisele. Nii armas. Minu arust ma mäletan, et sa olid veel sõber selle... Oota, kui sa oled Claudia, on ju, siis sa olid ju sõber selle... Sul on ju see mingi parim sõbranna, ei või? Äkki oli G-tähega või? Jah. Ma tunnen teda ka lisaks, et selle järgi mulle ka nagu meenus, et sa tundusid päris tuttav. Aga kas mina tundun sulle ka kuidagi tuttav või? Ma ei tea, võib-olla ma nagu paar korda võib-olla kooli peal näinud, aga ma ei oska niimoodi öelda. Ja sul ei tundu imelik, et ma istusin sinu kõrvale praegu? No ma ei tea, no igasugust asju on juhtunud, mitte eriti ausalt öeldes. I did it, guys. Esimese proovimisega. Crazy. Väga tore tüdruk oli. Shout out to Claudia. Niisiis, järgmine ülesanne. Mine kas siis Humanasse või uuskasutuskeskusesse ja moodusta 10 minuti jooksul 70ndate outfit, millega sobiks pulma minna. Davai, teeme ära. Oleme jõudnud siis Humana ette ja lähme ruttu sisse, sest räigelt külm on. Olen jõudnud siis Humanasse ja teemaks on siis 70ndate pulmakülalise outfit. Nii et ma püüan 10 minutiga saada võimalikult hea variandi valmis. Aeg läheb käima nüüd. Ma isegi ei tea, mis asub tekstiil, suured suurused, neid mul ka... Mis see on? Pulmas ju käiakse kleidis. Mul oli kusjuures kunagi selline kleid. See on praegu, panin kõrval, äkki on see variant. Päris kole kleid kusjuures. Vabandust. Küsimus, kas 70ndatel võis keegi sellise kleidiga pulmakülaliseks minna või? Ma arvan küll. Midagi lõmõõrset jalga. See võiks olla konts ja siin nagu väga... See ei ole kõige ilusam variant. Kusjuures seda ma kannaks praegugi. Päris nice. Ma ei tea, kas 70ndatel pulma sellise kotiga keegi üldse läks. Okei, siin on üks roheline kott. Kas see võiks seda rohelisega sobida? Kui ma oleks 70ndatel elanud, siis ma oleks ka ilmselt valinud rohelist värvi riietuseni. Vaatame, kas leiame äkki veel midagi. Kui mul hakkab külm ja siis mul on vaja mingit väikest asja peale. Meil ei ole midagi peale panna. Kuulge. Me leidsime õige asja. Ma näen enda visiooni. Arvestades mu kiirust, siis mul on tunne, et mul ei olnud isegi 10 minutit vaja. Mul läks alla 10 minuti ja ma olen valmis pulmaline. Garderoobi siseneb Elisabeth ja väljub sealt 70ndate kõige šikim pulmakülaline. 70ndate pulmakülalisest vääri. Ei tea, mida ma üldse mõtlesin. Ma olen tabanud eriti neid 70ndate noote ja mis kõige tähtsam, siis ikkagi see põhikleit, mis on pehmelt öeldes nagu sefiiritordi mingisugune inimversioon. Aga mul on teile veel üks asi. See on minu väike salajane element siia juurde. Lavendlitoonis pintsak, mis teeb selle eriti elegantseks ja moodsaks just nimelt 70ndate pulmamine jaoks. Sain enam-vähem normaalselt hakkama, aga mul oleks vaja teada ka teie arvamust, nii et jätke kommentaaridesse, mida te arvate, kui hea see on 1-10 just nimelt 70ndate pulmakülalise mõttes. Oleme jõudnud eelviimase ülesande juurde. Väga hea. Mu sõber siis kirjutab, mine kellegi juurde, küsi juhiseid, kuidas kuhugi jõuda. Kuula seletus lõpuni, küsi veel kinnituseks ehk siis sinna poole ning keera seejärel demonstratiivselt täiesti teisele poole ja kõnni minema. Teeme sellele twisti juurde. Küsime eesti keeles, küsime inglise keeles. Vaatame, mida inimesed ütlevad. Esimeseks mõtteks ennast lolliks teha on minna Boosti juurde ja küsida seal mingi inimese käest, et kus siin Boost on. Ja siis ma obviously tulen siia poole tagasi. Do you know where Boost is? Have you seen? No. Like the drinking spot? Okay. Sorry. Ta ei teadnud, kus Boost on. Noh, vaatame, kas siis äkki mõni teine teab. Tere! Vabandust, kas te teate, kus Boost asub? Okei, sorry. Ja, see oli nii käki tegu, oi. Võtame mängu siis nüüd mingi inglisekeelse asja. Excuse me, do you know where Zara is? Yeah, it's here. Right there.
But woman right there. Oh, okay, thank you. I will go to Zara then. Excuse me. Do you know where the Viru Center is or something? What? Viru Center. Here. This one. Oh, sorry, okay. Thank you. Me saime TikToki, nad ütlesid ja ei saanud, te saite YouTube'i videosse. Kiiresti ühe inimese juurde veel küsin vene keeles, et kas te teate, kus on Viru keskus? Извините, вы знаете, где этот Viru Center? Tak. Mida ilma? Nagu näete, siis ma olen koju jõudnud. See ilm, mis viimases klipis oli lihtsalt kohutav. Mul on väga hea meel, et see päev on lõpuks läbi, aga samas mulle väga meeldis teha seda videot. Kindlasti pange sellele videole like, kui teile meeldis ja subscribe'ige ka, sellepärast et siis ma tean, et teile meeldis. Ja kommentaaridesse võiksite kirjutada selle ülesande, mis oli teie kõige lemmikum nendest, mida mina tegema pidin. Samuti võite jälgida mind Instagramis ja TikTokis ning olge tublid ja pidage vastu see külm talv.